Selle nädala transformatsiooniminutites tahan ma rääkida asteiast ehk siis mitte varastamisest. Mis see täpsemalt on? Et eelmine nädal me rääkisime valetamisest ja mittevaletamisest ja sellest, kuidas siis jooga mõistes satja ehk siis see tõde on oluliselt sügavam kui lihtsalt see valetamine, mida me nii-öelda kogeme, kui me räägime mingit valet asja sihilikult kellelegi teisele. Et kui sügav võib see olla. Ja täpselt samamoodi on siis varastamisega. Et üks varastamine, mida me mõtleme varastamise all, on see, kui me võtame kelleltki ära midagi, mis kuulub talle. Ja füüsilisel tasandil siis, ehk siis ma ei tea, kas võtame poest maksmata, lähme välja või kohvikust või siis murtakse kellelegi korterisse või autosse sisse ja võetakse sealt asju. Et see on nii-öelda see füüsilisel tasandil varastamine ja kindlasti me mõistame selle hukka teadlikult. Aga mis siis veel on asteia? Et asteia on oluliselt rohkem kui mitte varastamine füüsilisel tasandil. Ja asteia alla läheb ka näiteks kadedus ja ihaldamine ja himustamine. Ehk siis, kui me füüsilisel tasandil küll midagi ära ei võta, aga me tegelikult himustame siis oma nii-öelda ligimese vara või mis tal on, olgu see siis õnn või tema partner või lapsed, see, kuidas tal elus läheb, tema edu, et kui me kadestame seda ja ihaldame endale kas siis juba füüsiliselt näiteks tema partnerit või siis ainult oma nii-öelda mõtetes või fantaasiates, et siis ka see on asteiaga vastuolus. Ehk siis me varastame mentaalselt. Mõtle korra enda peale ja oma ihade ja himude peale, et mis on need asjad, mida sa himustad teistelt. Et see on siis see koht, kus võiks tööd teha. Ja mis on veel varastamine? Et varastamine on ka näiteks aja varastamine. Ehk siis kui näiteks et sa helistad kellegile ja puhtalt siis selle eesmärgiga, et siis nii-öelda ennast tühjaks valada ja sa ei ole veendunud, et see teine inimene ka nagu päris tahab väga pikka vestlust pidada ja siis sa nagu venitad seda, sa ei lase nagu seda ära lõpetada. Sa varastad teise inimese aega või lähed talle külla ja jääd sinna tundideks ja nagu ei saa aru siis võib-olla nendest vihjetest, sest võiks minema hakata. Ja tihti, mida mina näen hästi palju, on ka täpselt need samad videod, mida tehakse hästi palju internetis, et kui sa teed need nagu väga pikad ja su point nagu venib ja inimesed vaatavad ja siis seal 58. minutil nagu saavad lõpuks teada siis, mis siis on see, mille pärast nad seda vaatama hakkasid. Et tegelikult see on ka varastamine. Et sa varastad teiste inimeste aega, ajaressurssi. Ja samamoodi on varastamine näiteks, kui sa kasutad loodusressursse viisil, mis on siis selline raiskav viis, et näiteks sa lähed kodust ära, sa jätad tuled põlema, sest sul on piisavalt raha, et sa võid elektri eest maksta, et sa ei pea nagu seda välja lülitama, et tegelikult sa varastad meie kõigi tagant. Sa lased veel voolata lihtsalt niisama tohutult palju ja pikalt, et kulutad vett, et see on ka varastamine, et see on loodusressursside varastamine.
et olenemata sellest, et sa jõuad selle kõik võib-olla kinni maksta, sa ikkagi tegelikult varastad. Et need on siis need asjad, millele ma soovitan tähelepanu pöörata. Aga nüüd väike harjutus, et kuidas siis üle olla sellest varastamisest välja kasvada, et mida võiks teha. Ja siin ma soovitan alustada oma päeva jälle vana hea klassikalise tänulikkuse harjutusega. Et kui sa häälestad ennast sellele, et kõik, mis sinu elus on piisav, et sinu missiooni ellu viia ja usaldad elu, et kõik, mida sa tõeliselt vajad, jõuab sinuni, siis ei ole seda kadeduse ussi ja seda himu ja ihaldamist ka nii palju sinu elus. Ehk siis püüa olla rõõmus selle üle, mis sul on, ja ära võrdle ennast kogu aeg teistega. Et see võrdlemine, eks tulebki sealt, et me tahame nagu olla keegi teine, kui me tegelikult oleme. Vot, et need on minu tänased väiksed inspiratsioonivihjed selleks nädalaks. Ma soovitan teil terve nädal jälgida ennast iga päev, hommikul teha seda tänulikkuse harjutust ja õhtul võib-olla mõelda selle peale, et kuidas see päev läks, et mida sa himustasid ja mida sa ihaldasid ja panna see kirja ja vaadata siis, kust need himud ja ihad tulevad ja kuidas sa saaksid oma elu seada, miks nad tulevad, et mida sa tegelikult tahad, mida sa tegelikult teen täna seda videot telefonis ja on pidevalt tehnilised viperused. Aga jaa, vot niimoodi siis, et kohtume järgmine nädal. Tšau!